Ameerika Ühendriikide teise ringkonna apellatsioonikohtu kohtunikud, kuulake, jah. Kõik isikud, kellel on asjaajamist Ameerika Ühendriikide teise ringkonna apellatsioonikohtu istungil, tulle lähemale, pöörake tähelepanu ja teid kuulatakse ära. Sean Diddy Combs, häbistatud muusikatööstuse mogul, kes kunagi valitses raadioeetrit ja Hollywoodi ööelu, läheb taas kohtusaalis sõtta. Endine räppari ja ettevõtja on istunud föderaalses vanglas juba kuid. Ta mõisteti süüdi prostitutsiooni eesmärgil vedamises, kuid õigeks mõisteti tõsisemates organiseeritud kuritegevuse ja seksikaubanduse süüdistustes. Kuid praegu viib tema võimas advokaatide meeskond tema juhtumi apellatsioonikohtusse, kritiseerides föderaalkohtunikku, kes määras Combsile 50-kuulise vanglakaristuse. Ja ma ütlen teile, et olukord muutub aeg-ajalt pingeliseks. See on üsna halvustav iseloomustus ja ma tahan aru saada, mida te sellega mõtlete. Mida ma mõtlen? See ei ole see, mida ma mõtlen. Jah, meil on kohtust heli, kus nii kaitse kui ka süüdistus esitasid oma argumendid. Mida kohus otsustab? Kas Diddyt vabastatakse varsti vanglast? Tere tulemast saatesse Sidebar, mida esitab Law and Crime. Mina olen Jesse Weber. Muide, te teate, et me jälgime igal aastal sadu juhtumeid ja igas juhtumis on nii palju tõendeid, et me mõtlesime, teate mis, teeme siin midagi. Me tahtsime anda teile võimaluse ise tõendeid uurida ja juhtumit uurida. Seetõttu lõime Law and Crime Plus juhtumifailid. See ei ole lihtsalt kohtuprotsessi kokkuvõte, eks. See on kõikehõlmav juhtumifail, kus on kõik alates kehakaamera salvestistest kuni 911 kõnedest, kuni dokumentide ja tõenditeni, mis kunagi kohtusse ei jõudnud. Nii et kui sul on mõni juhtumifail, mida tahad uurida, anna mulle allpool kommentaarides teada. Me püüame selle teoks teha. Lisame teile kogu aeg uusi juhtumifaile. Kui soovid täna juhtumifaile avada, klõpsa kirjelduses või kinnitatud kommentaaris oleval lingil, et registreeruda Law and Crime Plusi kasutajaks ja alustada oma tasuta prooviperioodi juba täna. Täna kogunesid advokaatide meeskonnad Ameerika Ühendriikide teise ringkonna apellatsioonikohtusse, et esitada suulisi argumente selle kohta, miks Sean Diddy Combs tuleks või ei tuleks vanglast vabastada. Palju varem kui 2028, aasta kevadel, kui oled meid siin Sidebaris jälginud, siis tead, et oleme Sean Diddy Combsi kriminaalasja põhjalikult kajastanud. Alates tema kinnisvara koordineeritud läbiotsimistest Los Angeleses ja Miamis, kuni tema arreteerimiseni New Yorgis ja kogu kohtuprotsessini kohtunik Arun Subramaniumi ees, me oleme seda kõike jälginud. See apellatsioon esitati nüüd teise ringkonna apellatsioonikohtus pärast seda, kui vandekohus mõistis Combsi süüdi 2 süüdistuses isikute vedamises prostitutsiooni eesmärgil, mis olid seotud sellega, et Combs palkas saatjaid ja lasi neil erinevatesse kohtadesse reisida. Kuid ta mõisteti õigeks palju tõsisemates süüdistustes, mis talle esitati föderaalses süüdistuses. Vandenõu organiseeritud kuritegevuseks ja seksikaubanduseks jõu, pettuse või sundimise teel. Nii et prokuratuuri võtmetunnistaja oli, nagu me mäletame, Combsi endine elukaaslane Cassie Ventura, kes oli temaga suhtes 10 aastat. Ta väitis, et teda sunniti osalema nende friigi õhtutel või hotellides veedetud öödel, kus Combs lasi kohale tuua saatja. Või et ta palkas saatja, et see seksiks Cassiga mõnikord pikema aja jooksul. Ja et see oli jõu ja sunni element, mida kasutati selleks, et teda panna seda tegema. Ja prokuratuur väitis, et Combs kasutas narkootikume, et meelitada Cassie, sundida Cassie või survestada Cassie. Ja siis oli veel teine väidetav ohver, keda nimetati Jane Doakes, kes samuti osales nendes maratonseksisessioonides. Kaitse väitis aga, et kõik, mis toimus Combsi ja tema armukeste vahel, oli vastastikusel nõusolekul ning see ei kvalifitseeru ei seksikaubanduseks ega isegi manniseaduse rikkumiseks. See tähendab transportimist prostitutsiooniga tegelemiseks. Sest vastavalt Mann Actile on ebaseaduslik transportida kedagi üle osariigi piiride või välismaale prostitutsiooni eesmärgil. Aga Combsi advokaadid ütlevad, et ta ei teeninud nende kohtumiste pealt mingit raha. See oli lihtsalt tema viis põnevust otsida. See oli meelelahutuslikel eesmärkidel. Aga kaitse seisukoht siin ja meie arutelu eesmärk on see, et nad ütlevad, et Combsiga juhtunu oli ebaõiglane, et teda ei oleks tohtinud selliselt karistada. Nad usuvad, et kohtunik Subramaniani määratud karistus oli liiga karm. Combsi meeskonna sõnul on tüüpiline karistus ainult Mann Acti alusel süüdimõistmise eest umbes 15 kuud, kuid Combsile määrati 50 kuud. Nad väidavad, et see on suurim karistus, mis sellises olukorras sellise juhtumi eest kunagi määratud on. Ja nad väidavad, et kohtunik arvestas valesti tõendeid, süüdistusi ja käitumist, mis olid seotud süüdistustega, millest ta õigeks mõisteti. Nii et seksikaubandus ja organiseeritud kuritegevus mõjutasid tema otsust ehk karistuse määramist. Nii et ma tahan teile anda väikese ülevaate mõlema poole argumentidest nende õiguslike seisukohtade põhjal. Ja siis annan teile ka heli sellest, mida kohtus arutati.
Ja siis toome ka tuntud kaitseadvokaadi Bradford Coheni, et rääkida kohtus protokolli kantud tegelikest avaldustest ning saada tema ennustus selle kohta, kas Sean Diddy Combs vabastatakse vanglast varem. Nii et oma apellatsiooni kirjalike põhjenduste alguses väidab kaitse, tsiteerin. Žürii keeldus lubamast karistus sundseksi või vandenõu eest, sest tõendid näitasid, et neid ei olnud. Žürii lubas karistada ainult prostitutsiooni eest. See ei lubanud kunagi karistust, mis oleks 4 korda suurem kui selle kuriteo tavapärane karistus. Tulemuseks oli õiguse mõistmise moonutamine. Mis mõte on vandekohtuga protsessil, kui sind õigeks mõistetakse kõige tõsisemates süüdistustes, aga sinu karistust mõjutab see, milles sind õigeks mõisteti? See ongi selle apellatsiooni keskne küsimus. Valitsusel pole sellele vastust, nad ei üritagi seda pakkuda. Selle asemel esitab valitsus ebausutavaid ja ülemäära tehnilisi argumente, moonutab toimikut, viitab aegunud seadustele ning ignoreerib ilmset tõsiasja, et on nii ebaseaduslik kui ka vale vangistada mees teo eest, millest ta õigeks mõisteti. Ta maksis meelelahutajatele, et luua seksikaid stseene ning tema ja tema tüdruksõbrad kasutasid rollimänge, meeleoluvalgustust, küünlaid, kostüüme ja rekvisiite. See amatörpornograafia on kaitstud USA põhiseaduse esimese parandusega ning valitsuse argumendid on vastuolus varasema kohtupraktikaga. Tõepoolest, pornograafiat leidub tänapäeval kõikjal ning seda toodavad ja tarbivad 100 miljonid inimesed populaarsete veebisaitide ja sotsiaalmeedia kaudu. Combs tuleks vabastada, tema süüdimõistvad otsused tuleks tühistada või vähemalt saata asi tagasi madalama astme kohtusse uueks karistuse määramiseks. Seega on siin mitmeid võimalikke lahendusi, kuidas valitsus vastas, kuidas prokuratuur reageeris. Valitsus kirjutas oma seisukohas järgmist. Valitsuse tõendid kohtuprotsessil näitasid, et rohkem kui 10 aasta jooksul ja 100 kordadel maksis Combs 10 meesprostituutidele või saatjatele selle eest, et nad seksiksid 2 Combsi tüdruksõbraga, Ventura ja Chane'iga. Need seksisessioonid, mida nimetati freak-offideks või hotelliöödeks, kestsid tunde või päevi, samal ajal kui Combs juhtis neid kohtumisi, rahuldas end ning sageli filmis toimuvat. Combs andis Venturale ja Janeile narkootikume ning oli aeg-ajalt füüsiliselt vägivaldne, lüües, jalaga pekstes ja rusikaga tagudes neid enne, ajal või pärast freak-offe ja hotelliöid. Combs kasutas oma personali abi reisi broneerimisel, sealhulgas osariikide vaheliste ja rahvusvaheliste reiside korraldamisel, puhaste hotellitubade ettevalmistamisel ning narkootikumide, sularaha ja muude tarvikute kohale toomisel seoses freak-offide ja hotelliöödega. Combsi sõnul oleks ringkonnakohus pidanud sulgema silmad selle ees, kuidas ta oma Manni seaduse rikkumisi toime pani ja oma ohvreid kuritarvitas, neid jõhkralt pekses, ähvardades, neile valetades ja neid narkootikumidega varustades. Combsi sõnul oleks teisiti toimimine rikkunud põhiseadust ning olnud ebaõiglane ja ülekohtune. Combs eksib. Lisaks nendele kirjalikele seisukohtadele oli mõlemal poolel võimalus esitada oma argumendid suuliselt 3-liikmelisele apellatsioonikohtule. Jällegi, see oli teise ringkonna apellatsioonikohus. Alexandra Shapiro, kes esindas Combsit ka tema esialgsel kohtuprotsessil ringkonnakohtus, sai esimesena sõna ja peaaegu kohe katkestas üks kohtunikest ta. See juhtum tõstatab olulise küsimuse vandekohtu otsuste austamise ja avalikkuse usalduse kohta meie kriminaalõigussüsteemi vastu. Mitmed kohtunikud on seadnud kahtluse alla õigeks mõistetud tegude põhjal karistamise põhiseaduspärasuse. Clinton tegi selgeks. Tegelikult ma segan kohe vahele ja hindan, et sa just sellest alustasid. Kui sa tahtsid minna 6. paranduse küsimuse juurde, kas sinna sa suundusid? Mitte päris. Kui ma teen seda. Miks me ei võiks alustada ühe sinu väitega, et õigeks mõistetud käitumise arvestamine rikuks 6. parandust? Ütleme siis nii. Aga Shapiro jõudis taas asja juurde ja väitis, et kohus eksis, kui näis kasutavat asjaolusid või käitumist, milles Combs õigeks mõisteti, et määrata talle sisuliselt karmin karistus. See ongi väide. Kas sinu väide pole tegelikult see, et valitsus segab ja sobitab siin erinevaid asju? Nad võtavad tõendeid süüdistustest, milles õigeks mõisteti, et proovida toetada Manni seaduse rikkumise süüdistust. Karistuse määramine Mann Acti alusel, kuid ühtegi neist ei esitatud vandekohtule Mann Acti eesmärgil. Kas see on kokkuvõte sellest, mida see on õiglane? No. Ta segab ja sobitab, see on see, mida ta teeb, eks. Ma mõtlen, et ringkonnakohus kasutas siin tõendeid, mida kasutati valitsuse RICO ja seksuaalse ärakasutamise eesmärgil inimkaubanduse juhtumi toetuseks, et määrata karistus Manni seaduse alusel. Õige.
ja ta leidis sunduse, kui kui vandekohus ei olnud sundust tuvastanud, sealhulgas nende 2 konkreetse juhtumi puhul, sest valitsus esitas need argumendid ja ütles vandekohtule selgesõnaliselt, mis oli kooskõlas vandekohtu juhistega, et kui nad leiavad sunduse, oleks kumbki neist juhtumitest olnud piisav, et mõista süüdi seksuaalse ärakasutamise eesmärgil inimkaubanduses. Kas kohtuprotsessi ajal anti või küsiti piiravaid juhiseid, et teatud tõendid oleksid lubatud ainult seoses teatud süüdistatavate kuritegudega? Ei, ja see poleks siin tegelikult toiminud ka. nii et siis prokurör, USA abiprokurör Kristi Slavik esindas kohtuprotsessil valitsust ja esitas oma argumendid, kuid ta sai ka apellatsioonikohtunikelt mõningast vastupanu. Kohtunik Subramani arvestas valesti raskendavaid asjaolusid, millega süüdistatav Mann Acti rikkumisi toime pani, mis on muidugi segadust tekitav. Aggravated manner. Let's talk about that. Miks me ei peaks teid vastutavaks pidama selle eest, kuidas te seda juhtumit prokurörina käsitlesite? Te läksite vandekohtu ette ja ütlesite, et see mees tegi kõiki neid kohutavaid asju Rico vandenõu ja seksikaubanduse eesmärgil, kuid nad mõistsite õigeks. Ja siis Mann Acti puhul oli see lihtsalt kõrvaletendus ja te panite ta, ma ei usu, et seal oli mingeid tõendeid, ühtegi tunnistaja suulist ütlust. Lihtsalt vaadake seda. Te ütlesite, vaadake neid tabeleid. Ja nüüd tahate, et me toetuksime kogu sellele õigeks mõistetud käitumisele, mis esitati vandekohtule ja mille nad ilmselt tagasi lükkasid, et lubada ringkonnakohtun seda arvestada juhiste arvutamisel. Miks peaksime me teid vastutavaks pidama selle eest, mida te vandekohtule esitate ja neile väidate? Teie au, mul on mitu vastust. Esiteks, suur osa käitumisest, millele ringkonnakohus karistuse määramisel keskendus, ei olnud üldse õigeks mõistetud käitumine. Tegelikult oli see tunnistatud käitumine. Äärmuslik füüsiline vägivald, mis leidis aset nende freak-offide käigus. Ma saan sellest kõigest aru, ma mõistan seda. See ei ole minu küsimus teile. Teooria on selline. Kui valitsus esitas selle argumendi, kas see ei tähenda siis, et vandekohus võttis selle argumendi omaks ega arvestanud muid võimalusi? Ja ma ei arva, et see oleks õiglane järeldus. Mida me siin püüame teha, on välja selgitada, kus see piir tõmmata. Nii et vandekohus mõistis mõnes asjas õigeks ja mõistis teistes asjades süüdi. Millele peab vandekohus tuginema? Kas te ei arva, et nad kuulavad lõppsõnavõttu väga tähelepanelikult? Kas see ei ole nende otsuse tegemisel väga-väga oluline? Muidugi, austatud kohtunik, muidugi. Aga vandekohus sai selles asjas korralikud juhised iga manni seaduse elemendi kohta ja pidi leidma, et iga manni seaduse element on tõendatud väljaspool mõistlikku kahtlust. Nüüd oli Shapirol võimalus lühikeseks vastuväiteks kaitse poolt. Lihtsalt lõpetuseks, tead, 12 New Yorgi elanikku võtsid 2 kuud oma elust, et selles vandekohtus osaleda. Nad kuulasid ära 34 tunnistajat, vaatasid läbi tuhandeid tekstisõnumeid, videoid ja muud tõendusmaterjali ning arutasid asja 2,5 päeva. Nende ühehäälne otsus oli kõige tõsisemates süüdistustes mitte süüdi. Ja vandekohus ei andnud luba karistuseks seksuaalse inimkaubanduse ega vandenõu eest, kuid just see mõjutas karistuse määramist. Siin esitasime Neid tõendeid, mida vastaspoole kolleeg kirjeldab ja mida ma soovitaksin teil, austatud kohtunikud, vaadata, see on toimik 5104. Ringkonnakohus näitab, et see oli selle süüdistuse ja sellise kriminaalse taustaga isiku puhul kõige kõrgem karistus, mis kunagi määratud. Ja lõpetuseks seda apellatsiooni on kiirendatud. Ja tegelikult ma unustasin öelda, et me jääme oma kirjalike seisukohtade juurde. Me oleme samuti väitnud, et süüdimõistvad otsused tuleks tühistada, kuid kui kohus seda ei tee, siis apellatsiooni on kiirendatud. Ja me mõistame selle küsimuse keerukust ning otsuse olulisust ning palume lugupidavalt, et kohus, olenemata tulemusest, püüaks langetada otsuse nii kiiresti kui võimalik. Enne kui ma kutsun sisse Bradfordi, kaalub see 3 kohtunikust koosnev paneel suulisi argumente, uurib läbi kirjalikud seisukohad ja langetab otsuse kohtupraktika põhjal. Nad annavad oma otsusest teada hiljem. Me jätame otsuse hilisemaks, nagu me teeme kõigis juhtumites. Lubage mul lõpetuseks tänada mõlema poole esindajaid. See on erakordselt keeruline juhtum. See on esmakordne küsimus mitte ainult selle kohtu jaoks, vaid ilmselt ka ühegi selle riigi föderaalse apellatsioonikohtu jaoks. Ja me hindame tänast mõlema poole põhjalikku ettevalmistust ja argumentatsiooni. Nii et suur tänu teile. Sellega on tänaseks selle kohtu kogunemise eesmärk täidetud. Palun kuulutada kohus lõppenuks.
ja Föderaalse vanglate büroo andmetel on Kohni esialgne vabastamise kuupäev 15. aprill 2028. On olemas võimalus konkreetse seaduse alusel, et ta võib saada isegi enne tähtaegse vabastuse, kuid seda tuleb veel näha. Nüüd tahan sellest rääkida. Anna ülevaade sellest, mis võib juhtuda, mida me sellest õppima peaksime. Toome tagasi Bradford Coheni, tunnustatud staaride kriminaalkaitsja. Bradford, möödunud on juba mõni aeg, kui sa viimati sidebaaris olid. Sa oled olnud nii hõivatud, aga mul on hea meel sind tagasi näha. Mul on hea meel siin olla. Üldiselt, kui sa neid argumente kuulad, siis nad survestavad mõlemat poolt. Kas sa saad kunagi nende küsimuste põhjal aimata, mida nad kavatsevad teha? Jah, mõnikord. Ma just lõpetasin vaidluse 3. ringkonna apellatsioonikohtu ees, mis on apellatsioonikohus Miamis. Ja nende küsimused, sa saad seda tunnetada, isegi kui nad survestavad mõlemat poolt. Sa saad aru, millised on peamised takistused, mille kohta nad hakkavad küsimusi esitama, eks? Nad küsivad mõlemad pooled erinevate teemade kohta. Aga üldiselt saad sa aru, kuhu nad keskenduvad. Nad keskenduvad näiteks sellele, kas tegemist oli ebaseadusliku läbiotsimisega või millegi taolisega. Okei, millal arreteerimine toimus? Millal see juhtus? Kuidas nad teadsid, et nad ei saanud vabalt lahkuda? On teatud küsimused, mida nad kindlasti käsitlevad. Need on just need kõige olulisemad teemad. Ja sa saad enam-vähem aru, kuhu poole nad kalduvad, aga lõpuks ei tea sa kunagi, mis lõpuks juhtub. Mõnikord arvad, et nad kalduvad ühele poole, aga siis tuleb otsus, mis on hoopis teistsugune, kui sa arvasid. Aga üldiselt on tavaliselt mingeid märke, mis reedavad. Nii et Bradford, ma tahan nüüd minna selle teema juurde, kuidas kohtunikud kaitset survestasid. Ja tuletan meelde, mis siin peamine teema on, eks. Nende peamine argument on, kohtunik Subramanium kasutas näiliselt valesti tõendeid, mis olid seotud õigeks mõistetud süüdistustega, seksikaubandus ja reketi vandenõu. Oma analüüsis selle kohta, millisele karistusele ta peaks mäniseaduse süüdistuste eest määrama, kasutas ta neid tõendeid. Ja ma arvan, et üks viis, kuidas nad kaitset tõesti survestasid, oli see, kus see piir jookseb. Mida kohtunik peaks või ei peaks arvesse võtma? Ja see ei ole nii selge. Nad survestasid isegi kaitset öeldes, oodake nüüd, oodake nüüd, oodake nüüd. Kas te vihjate, et kohtunik ei peaks üldse arvestama Cassie Ventura tunnistustega, et vandekohus ei arvestanud Cassie Ventura tunnistustega? See, et me peame kõike tema öeldud tõene võtma, ei ole õige, sest Combs mõisteti seksikaubanduse ja reketi süüdistustes õigeks. Kas te vihjate sellele? Kuna ta tunnistas, et toimus mingi freak-off, aga tegelikult ei olnud seda ja kaitse vaidlustas selle, ütles, et ei, me ei vihja sellele. Sest see muutus keeruliseks, see lähebki keeruliseks. Millist osa tema ütlustest peaks arvestama? Millist osa tema süüdistustest peaks arvestama? Ma mõtlen, tema ütlused on kohtuprotsessi tõendi. Ja just sellised asjad muutsidki olukorra keeruliseks ning isegi seda on keeruline seletada. Nad rõhutasid väga, mida võib ja mida ei või arvesse võtta. Ja see ei ole sugugi nii üheselt mõistetav. Ja see on naljakas, isegi kui ma vaataksin seda prokuratuuri või kaitse poolelt, siis minu arvates on see suhteliselt üheselt mõistetav, eks? Ta mõisteti süüdi kuriteos, milleks oli osariigi piiride ületamine prostitutsiooni eesmärgil. Milline tunnistus oleks lubatud, mis toetaks seda kuritegu ja milline tunnistus, mis ei toeta seda kuritegu, oleks samuti lubatud. See on lihtsalt kõrvaline, need on kõik need muud asjad, millest räägitakse, mis näitavad lihtsalt halba iseloomu või halbu tõendeid. Asju, millest ta õigeks mõisteti, ei tohiks lubada. Ma olen väga lihtne mees, ma taandan selle täpselt sellele, mis see olema peab. Ja nii ma neid juhtumeid ka apellatsioonikohtus ja tavalises kohtus kaitsen. Ma ütlen, et kuulake, minu arvates on siin piirid. Siin on piirid. Ta mõisteti selles süüdi. Tunnistused, mis seda toetavad, esitatakse ja tunnistused, mis seda ei toeta, samuti. Kas teda väärkoheldi füüsiliselt või kas toimus seksikaubandus, kõik need muud asjad, mis olid sellega mitte seotud, ma jätaksin arutelust välja. Nii, et nüüd, kui kohtunik Subramanium, kui ta selle otsuse tegi, siis ta ei teinud vahet. Ta ei andnud mingit selget piiri, et hei, muide, see on mingi muu tunnistus. Ma ei hakka seda isegi arvestama. Ma arvan, et see on ebaoluline. Siin on see, mida ma arvesse võtan. Ja siin on põhjus, miks ma seda arvesse võtan. See võtab apellatsioonikohtu otsustelt võimaluse sekkuda. Sest nüüd ma selgitan kõigile, mida ma kasutasin ja miks ma seda kasutasin.
nii et vastuväide sellele oleks ja siis räägi, mida kohtunikud ütlesid. Valitsuse vastuväide oleks umbes selline. Nad põhimõtteliselt ütlesid, et mida sa siis õigupoolest ütled. Piirkonnakohus kohtunik oleks pidanud lihtsalt silmad kinni panema selle ees, kuidas neid männiseaduse rikkumisi toime pandi. Seal oli teatud rämedusaste, seal olid aspektid, mis mängisid rolli. Jah, see mängis rolli seksikaubanduse süüdistustes. See mängis rolli organiseeritud kuritegevuse vandenõus. Aga see kattub ka ja see mängib rolli ning on tegur ka männiseaduse puhul. Ja see ongi see, mida ma alati ütlen, et valitsusele meeldib alati nii teha, eks ole. Valitsusele meeldib alati leida halbu tegusid, mida nad saavad karistuse määramisel arvesse võtta, mida nad saavad teiste asjadega seostada. On olemas konkreetne kohtupraktika, mis ütleb, et õigeks mõistetud tegusid ei arvestata karistuse määramisel. Nii, et jah, kohtunikud peavad tavaliselt teatud faktide suhtes silma kinni pigistama, kui nad kohtuprotsessil kuulsid midagi, milles isik õigeks mõisteti. Nii et nüüd, kui jõutakse karistuse määramiseni, kas kohtunik paneb endale tingimata klapid tähe ja ütleb, ma ei kuulnud seda muud asja. Ei, see tuleb alati arvesse. Nüüd, kas kohtunik ütleb seda suuliselt või mitte, see ongi see erinevus. Kui ta ütleb, et ma arvestan neid asju, siis teeb kohtunik vea. Tarkad kohtunikud ei ütle seda. Nad lihtsalt annavad 5 aastat ära ilma midagi ütlemata. Ja probleem on selles, et vandekohus ei tulnud tagasi oma otsusega ja ei öelnud, mida nad arvestasid ja mida mitte, mida nad uskusid ja mida mitte. See teebki asja väga keeruliseks. Sellele kohtule, kes nüüd seda apellatsiooni arutab ja võib-olla isegi kohtunik Subraminianile. Ma arvasin, et see oli jälle huvitav. Ma lihtsalt räägin sellest, kuidas kohtunikud survestasid kaitset, et okei, aga te võite esitada tõendeid kavatsuse kohta männiseaduse rikkumiste toimepanemiseks, prostitutsiooniga tegelemise kavatsuse kohta, eks ole. Nii et mõte on selles, et kui on käitumine, mis näitab, et Didil oli kavatsus prostitutsiooniga tegeleda ja see kattub teatud määral ka sundimise tõenditega, miks ei võiks seda arvesse võtta? Ja ma ei arva, et seda peaks arvesse võtma, aga see on minu isiklik arvamus. Nii nagu mina seadust loen, ei peaks see arvesse minema. Ma arvan, et see on juba möödas. See on tõesti prokuratuuri katse öelda, et meil on ta millegi pärast käes. Ma arvan, et seda juhtumit on alguses peale valesti käsitletud. Ma ei taha oma ennustuse juurde tagasi minna. Juba sellel päeval, kui talle süüdistus esitati, ütlesin ma, et asi jõuab lõpuks ainult männiseaduse juurde, sest ma ei usu, et ta milleski muus süüdi mõistetakse. Sest kõik osalesid nendes asjades. Tema helistas, teised tüdrukud helistasid. Ma ei hakka detailidesse laskuma. Aga ma arvan, et kui sul on selline juhtum, kus ta mõisteti süüdi ainult männiseaduse alusel, siis peaksid sa vaatama ainult seda, mis puudutab männiseadust. Kui nad ütlevad, et kavatsus loeb, siis ma tavaliselt sellega ei nõustu, aga nemad esitavad need argumendid, mida nad esitavad. On väga raske saada juhtumeid föderaalkohtus apellatsiooni korras ümber pööratud. Ma ütlen sulle, et see on väga haruldane. Seda juhtub, aga mitte tihti. Kohtud jätavad ringkonnakohtu kohtunikele suure kaalutusruumi, kes neid otsuseid teevad, miks nad neid otsuseid teevad ja kuidas nad neid otsuseid teevad. Nii, et apellatsioonikohus ütleb tavaliselt, kuulge, me ei olnud seal, me ei näinud kõike, me ei tea kõike, mida kohtunik mõtles. Neil on hulgaliselt võimalusi sellest olukorrast välja tulla, nii et ma eriti ei usu, et nad süüdimõistva otsuse tühistavad. Aga tead, argumente on võimalik esitada. Ma arvan, et see on hea argument, mida kaitse saab kasutada sellel teel. Üks asi võiks olla see, kas karistus peaks, ja jälle me räägime sellest hiljem, ma jätan selle lõppu. Võib-olla sa ei arva, et süüdimõistmine tühistatakse, aga kas nad võivad öelda, et karistus on vale, see peaks olema selline või saadame selle tagasi uueks karistuse määramiseks? Ära vasta sellele veel, me jõuame selleni. Ma annan kõigile väikese eelvaate, mis võiks juhtuda, aga kui prokuratuuri kord tuli, siis kohtunikud survestasid ka prokuratuuri. Ja üks asi, mida nad ütlesid, oli see, et me püüame aru saada, kus on piir, mida tuleks karistuse määramisel arvestada ja mida mitte. Ja üks asi, mida nad prokuratuurilt küsisid, oli see, et kas te ütlete, et õigeks mõistetud tegusid ei arvestata kunagi, sest need võivad kattuda sellega, millest ta lõpuks süüdi mõisteti. Ja prokuratuur isegi tunnistas, et jah, siin on hall ala. Ja mulle tundus see huvitav, et nad survestasid prokuratuuriga sellel teemal ning sisuliselt ütlesid, et te käsitlesite männiseaduse süüdistusi peaaegu nagu järelemõttena. Te keskendusite tegelikult seksikaubandusele ja organiseeritud kuritegevuse vandenõule. Selgitage ennast. Ja selles osas olen nendega nõus. Ma tõesti arvan, et peaks olema selge piir, mis lubatakse ja mis mitte. Ja ma arvan, et see kohus on ideaalses positsioonis, et tegelikult
välja töötada selge piir, mis lubatakse ja mis mitte. Vaadates varasemat kohtupraktikat, vaadates juhtumeid, kus tühistatakse süüdimõistvad otsused selle eest, et lubati arvestada õigeks mõistetud tegusid karistuse määramisel. See ongi see kohus, kes on ideaalses positsioonis seda teha. Nüüd, kas ma arvan, et asi läheb tagasi ja nad saavad uue karistuse? Las ma ennustan. Kui see juhtub, siis oleks see uskumatu võit, kui see juhtub. Kui see juhtub, siis madalama astme kohtunik ütleks, et okei, ma ei arvesta seda, aga isegi ilma sellega arvestamata annan ma neile ikkagi 50 kuud. Nii et siin on miljon võimalust, kuidas vastu näppe saada. Sõnamäng polnud taotluslik. Siin on miljon võimalust, kuidas asjad võivad juhtuda, nii et ta satub täpselt samasse olukorda, kus ta praegu on. Mis minu arvates võibki madalamas kohtus juhtuda. No üks asi, mis üles tuli, oli see, et mis see vahemik siis on? Kas ringkonnakohtu kohtunikul on seaduslik õigus minna kaugemale sellest, mida tavaliselt sellise süüdistuse puhul karistamisel nähakse, eks? Ma mõtlen, kaitse ütles, et te pole kunagi varem näinud, et keegi saaks nii karmilt karistada sellise männiseaduse rikkumise eest. Ma ei tea, kas see on tõsi või mitte. Ma mõtlen, ütle sina mulle, kas oled näinud kedagi, kes on saanud 4 aastat vangistust? Mina ei ole seda näinud, sina ei ole seda näinud. Kas ringkonnakohtu kohtunikul on siis absoluutne õigus siin äärmuslikult karistada? Sest võib-olla on see teistsugune juhtum. Võib-olla on siin mingid eriti raskendavad asjaolud. Nii et tead, kui me vaatame karistuse määramist, siis me alati vaatame seda selles mõttes, et okei, mis on karistuse vahemik seaduse järgi, eks? Nii et seaduslik vahemik, ütleme, et see on 48 kuust kuni 74 kuuni või mis iganes see on või 24 kuust kuni 74 kuuni. Mis iganes see seaduslik vahemik ka poleks, kui kohtunik määrab sulle karistuse selle vahemiku ülemises või alumises otsas. Üldiselt apellatsioonikohus ei ütle, et okei, lihtsalt sellepärast, et kõik teised, keda süüdistati pettuses, said ainult 24 kuud, aga sina said pettuse ees 74 kuud. Me tühistame ringkonnakohtu otsuse ainult siis, kui see jääb selle vahemiku sisse. Nüüd, kui see läheb sellest vahemikust kõrgemale või madalamale, siis tekivad küsimused. Kas neil oli piisavalt tõendeid ja piisavalt põhjuseid? Sest nad peavad andma suulised ja kirjalikud põhjendused, miks nad kas läksid sellest vahemikust kõrgemale või madalamale. Siis hakkavad apellatsioonikohtud sekkuma ja seda küsimuse alla seadma. Aga lihtsalt öelda, et kuule, see on normist väljas. Tead, selle kuriteoga süüdistatud inimesed ei saa tavaliselt nii pikka karistust, isegi kui see jääb karistusvahemiku sisse, mida kohtunik võib määrata. Üldiselt inimesed ei saa nii pikka karistust. See on keeruline argument, et apellatsioonikohus ütleks, et me saadame selle tagasi uueks karistuse määramiseks. Aga kuidas on selle väitega, et tegemist oli amatöörpornoga, mida kaitseb USA põhiseaduse esimene muudatus? Ja tundub, et kaitse väidabki, et kogu see asi ongi see. Ma arvan, et see on loominguline. Ma ei tea, kas see veenab kohut, ma ütleksin, et ei veena. Ja ma räägin sulle ühe naljaka loo. Mul oli üks juhtum, mis puudutas prostitutsiooni ja selliseid isikuid nagu need. Inimesed palkasid prostituute ja tegelesid selliste asjadega. Aga Kostja, minu klient, oli nutikam selles mõttes, et tal olid tegelikult lepingud, millele inimesed uksele tulles alla kirjutasid ja seal oli kirjas, et tegemist on omamoodi amatöörpornoga. Ja see tegelikult töötas tema puhul. Ma ei usu, et see nüüd peale jääb. See argument minu arvates on pigem selline, mida kasutatakse apellatsioonikohtus. Tavaliselt sead oma argumendid üles nii, et need lähevad kõige tugevamatest kõige nõrgemateni. Ma ütleksin, et see on pigem seal reas nõrgemate argumentide poole. See ei ole eriti tugev argument. See on USA põhiseaduse esimese muudatuse argument. Ma lihtsalt ei näe, et apellatsioonikohus ütleks jah, see on amatöörpornograafia. Olgu, räägime lihtsalt sellest, millal nad võiksid otsuse teha. Kas see juhtub täna? Kas see juhtub mõne nädala pärast? Kas see juhtub mõne kuu pärast? Ma mõtlen, tänased suured pealkirjad on, kas ta vabastatakse täna vanglast. See ei pruugi ju tingimata juhtuda, eks? See ei ole tingimata nii. Muide, selleks ajaks, kui ma seda salvestan, oleksime me juba teadnud. Ma mõtlen, see on nii, et laseme lihtsalt, sest me salvestame seda. Kuidas oleks nii? Kas ta vabastatakse homme? Jah, ootame seda. Jade täna ega homme vabastada ei kalatseta. Tead, kui oled apellatsioonikohtu ees ja ma räägin sulle veel ühe naljaka loo. Mul oli Orlandos üks juhtum karistuse määramisel, kus noormees sai 0-6 kuuni. Mis tähendas, et kohus võis talle määrata kas lihtsalt tingimisi karistuse või 6 kuud vangistust. Kohus kaldus nendest juhistest kõrvale ja määras talle 24 kuud vangistust.
ma kaebasin otsuse edasi. Apellatsioon kestis 20 kuud. Nii, et kui ma kohtuniku ette tagasi läksin, et saada uus karistus, oli otsus tühistatud. See tuli tagasi. Selleks ajaks, kui asi tagasi tuli, oli ta sisuliselt oma aja juba ära kandnud. Ta oli 24 kuust 20 juba ära istunud. Ja kui me tagasi läksime, siis ma mõtlen, et ma oleksin võinud öelda mida iganes, sest kohtunik oleks talle nagunii uuesti 24 kuud andnud, aga seekord õigesti. Aga poiss lasti juba samal päeval vabaks. See pole see olukord. Ta ei ole piisavalt kaua sees olnud, et teda vabastataks ükskõik millisel põhjusel. Nii et pole sellist olukorda, kus nad võiksid kuu aja pärast tagasi tulla ja öelda, me vaatasime selle üle, ta oleks pidanud saama karistuseks juba kantud aja, me käsime ta kohe vabastada. Absoluutselt mitte. Apellatsioonikohus ei saa öelda, et vabastage ta kohe. Mida nad ütleksid on see, et kui selline olukord juhtuks, mis on ebatõenäoline, aga kui see juhtuks, siis nad ütleksid, et nad tühistavad otsuse, saadavad asja tagasi ja soovitavad, et talle määrataks karistuseks mingi kindel aeg või et see oleks kooskõlas selle korraldusega. Ja siis läheks asi kohtuniku ette kiiresti paari päeva jooksul ja kohtunik määraks talle uue karistuse juba kantud aja või millegi muu näol. Kas oleks mõeldav, et see võiks juhtuda? Jah. Ma joonistan alati suure ringi ja ütlen, et keskkoht on kõige tõenäolisem ning need asjad, mis on selle ringi serval, on ebatõenäolised. Ma ütleksin, et see jääb selle ringi äärealale. Ja ma tulen tagasi kohtunik Subramaniumi juurde. Kogu küsimus on selles, kas ta läks üle selle, mida ta pidi tegema. Kas ta võttis karistust määrates lubamatult tõendeid arvesse? Teat, ta ütles tol ajal, et see oli selleks, et saata sõnum nii väärkohtlejatele kui ka ohvritele, et naiste ärakasutamise ja vägivalla eest tuleb päriselt vastutada. Et ta lükkab tagasi kaitsekatse kujutada toimunud lihtsalt intiimsete, vastastikusel nõusolekul toimunud kogemustena või lihtsalt seksi, narkootikumide ja rockmuusika loona. Ja siis ütles ta Combsile, et sa kuritarvitasid võimu ja kontrolli, mis sul oli nende naiste elude üle, keda sa väidad väga armastavat. Sa kuritarvitasid neid füüsiliselt, emotsionaalselt ja psühholoogiliselt ning kasutasid seda kuritarvitamist oma tahtmise saamiseks, eriti kui asi puudutas friikkohve ja hotelliõid. Nüüd, ma arvan, et peamine küsimus on, kas kohus vaatab sellele ja ütleb, kas ta oleks öelnud sama asja, kui see oleks olnud lihtsalt Manni seaduse juhtum ja mitte osa suuremast juhtumist. Ja mida oleks prokuratuuril lubatud selles kohtuasjas näidata? Kas nad oleksid läinud nii süvitsi ja toonud Cassie Ventura ning kõik need episoodid ja kõik need süüdistused? Või vaatad sa sellist sõnastust ja ütled, et ta ütleb asju ja süüdistab Combsi asjades, milles ta õigeks mõisteti? Kas sa saad aru, mida ma üritan öelda? Ja ma saan aru, mida sa üritad öelda ja ma nõustun sinu teise analüüsiga. Ma arvan, et eriti see osa, kus ta ütleb, et sa väärkohtasid teda, sa tegid kõiki neid asju. Esimene lause, mille ta ütleb, okei, kohtunikud ütlevad seda kogu aeg. Ma saadan sõnumi sellele ja sellele. Ma teen seda sellepärast, et see ja see. Väga harva ütlevad apellatsioonikohtud, et see on sobimatu. Sa näed seda mõrvajuhtumites, sa näed seda seksuaalse väärkohtlemise juhtumites ja pornograafia juhtumites. See ei ole kõige olulisem küsimus. Küsimus on hoopis lõpus, kus ta ütleb, sa kuritarvitasid neid inimesi, sa tegid seda, sa tegid toda. Ja osa sellest poleks üldse pidanud arvesse minema tema otsuse tegemisel. Ja ma olen seda algusest peale öelnud. Ma arvan, et sellele kohtunikule ei meeldinud Combs. Ma arvan, et tema otsus näitas, et talle ei meeldinud Sean Combs. Ükskõik, kas kohtunik ütleb, et asi polnud isiklikus mittemeeldimises, vaid lihtsalt tema tegudes või muus. Paljud kohtunikud ütlevad nii. Mul ei ole tema suhtes isiklikult mingid hinnangud, aga ma arvan lihtsalt, et talle ei meeldinud Sean Combs. Ma arvan, et siin oli palju erinevaid asju mängus. Ma arvan, et selles kohtuasjas kujundas kohtunik juba väga varakult seisukoha tema süü või süütuse kohta. Ja ma arvan, et see tuli välja ka tema karistuse määramisel. See ongi minu probleem selle kohtuasjaga. Tema sõnakasutus, et sa kuritarvitad neid inimesi ja muud sellist. Kui see mõjutas teda sellise karistuse määramisel, siis ma arvan, et apellatsioonikohus võib seda vaadata ja öelda, et ta ei olnud kunagi selle kuritarvitamise eest süüdistatud, kuigi see oli selgelt videos näha. See ei olnud midagi, millele oleks saanud kaitset esitada. Teda ei süüdistatud sellest siiski. Ja nad tõid selle välja suuremas RICO ja inimkaubanduse kohtuasjas. Ja sellised juhtumid ei oleks tohtinud mõjutada tema otsust karistuse määramisel. Ja ma arvan, et need siiski mõjutasid. Vastuväide oleks, et oleks võinud talle määrata 10 või rohkem aastateks. 10 aastat vanglas, ta ei teinud seda. Muidugi, vastuväide on see, et ta oleks võinud talle palju rohkem anda. Aga ma arvan, et seal, kus ta punkte andis, tema tegelik punktiskoor, ma arvan, et ta andis talle karistusjuhiste ülemise piiri järgi. Nii et kui ta oleks andnud talle rohkem kui see ja läinud juhistest välja,
oleks ta tegelikult pidanud kirjalikult põhjendama, miks ta leidis, et on raskendavaid asjaolusid, mis õigustavad juhistest kõrvalekaldumist. Ja ma ei usu, et ta oleks saanud seda teha ilma käsitlemata neid asju, millest ta õigeks mõisteti. See kohtunik tegi seda väga targalt, et vältida apellatsioonis tekkivaid probleeme. Enamik föderaalkohtunikke, head föderaalkohtunikud, mõtlevad sellele, mida apellatsioonikohus arvab. Kohus võiks teha ja miks. Ning kuidas ma saan vältida seda, et nad minu otsuse tühistaksid, sest ükski föderaalkohtunik ei taha, et tema otsus tühistataks. Bradford Cohen, keeruline olukord, aga sa selgitasid selle meile nii lihtsalt kui võimalik. Suur tänu, et mind kutsusid, väga hindan seda. Suur tänu, et mind kutsusid. Suur tänu, et saatesse tulid. Ma ei teagi enam, mida ma ütlen. Ma olen keeruline, ma olen nüüd segaduses. Suur tänu, et aega võtsite, härra. Alati hea teid näha. See on kõik, mis meil praegu saates Saipar on, kallid vaatajad. Suur tänu, et meiega liitusite. Ja nagu alati, palun tellige meid YouTube'is, Apple podcastides, Spotify's või kus iganes tema podcast'e kuulate. Te saate meil vaadata ka NBC Peacockis. Kui soovite mind jälgida, siis X'is, Instagramis, minu News Nationi saates Jesse Weber Live esmaspäevast reedeni kell 23.00 idaaja järgi. Näeme järgmine kord, kallid vaatajad.